Nüüd oled istunud enda võistlusauto autorooli, et näen siin rooli peal kirju Main, Preem ja Indicator ja Washer ja Viper, et sellest ma saan aru, et see on kojamees ja vesi tuleb sealt, aga ülejäänud nupud. Jah, et selles mõttes need on tuled, need on suunatuled ja see on siis launch control, et see siis, siin me saame siis määratleda ka seda, et milliste pöörete pealt me stardime ja kui stage mode on peal, ehk siis kui me läheme siia sektsiooni, siis siin me saame panna esiklaasi, näiteks või hakkame siit pihta, et page'i pealt me näeme erinevaid automootori andmeid, siis igasugused läbisõidud, katsekilomeetrite läbisõidud, üldised distantsid ja nii edasi. Siis siin on üldiselt ka millise, kui tugev antilääk meil taga praegu hetkel on, et 5 on näiteks maksimum ja vastavalt siis ilmastikuoludele me saame siit seda muuta. Näiteks üks on siis, ütleme põhimõtteliselt, meil turvab põhimõtteliselt nagu taga ei ole, et näiteks väga halbades näiteks jõudu reguleerib. Jah, jõudu reguleerib, et talvetingimustes näiteks ja täna on kindlasti selle 5 peale, et selles mõttes grip on hea. Siit me saame samamoodi siis limiter'iga määrata ära, et milliste pöörete pealt me stardime, et maksimum on 7400 ja siit läheb järjest alla ja miinimum siis 6000 näiteks, et ütleme, kui on niisugune väga libe tee näiteks talvel, siis võiks isegi 6000 olla nagu teemaks. Siit saab lisatulesid peale panna, aknasoojendus, puhur akna peale ja siin on siis lisatulede funktsioonid, et millised parasjagu võiksid põleda ja neid saab omakorda siis tegelikult veel seadistada selliselt, et ma saan rooli pealt vastavalt ka, et näiteks ainult keskmised läheb põlema või näiteks äärmised. Ehk siis kui udun, et siis ma saan nagu sõiduajal ka nendega mängida, et ma ei pea otseselt siit vajutama neid. Ja no siin on kui mingisuguse terrorid annab ette, et siis on võimalik sõiduajal teha kiiresti reset, et lootes, et see võiks toimida. Ja siin on siis start-nupp, main switch ja siis süüde. Nii et see on nagu laias laastus kõik. Main switch on nii-öelda vana keele mõttes mass. Mass jah, et mass sisse välja ja see tõmbab siis meil kütuse taha ja siit saab juba siis stardis käima panna. Ja fire nupp, eks ole, kui on juhtumisi midagi põlema läinud, see on eraldi nupp ja siin on siis meie sideboks, et kus me saame reguleerida omavahelist rääkimist. Tänapäeval on päris ägedaks läinud, et noise cancellationid on peale tunde, see on meil kusjuures täiesti uus sideboks, et meil läks testis, õnneks testist tuli välja ja meie vana side hakkas jumpsima. Et selle jaoks need testid on äärmiselt vajalikud, et kõik vead saaksid välja tulla, et ja täna me siin katsetame ja see noise cancellation ausalt öeldes ülesõidud on kõige väsitavama, kus see müra on nii palju, et siis praegu siin nagu sees olles tundus, et see võiks täitsa nagu toimida, et ja neid ilmselt te teate, mis need on. Käiguga on nii käsipidur veel. Just ja muud luksust siin nagu põhimõtteliselt ei ole, et nendega tuleb hakkama saada. Ja onboard kaamera ma näen, et on ka, et siis saate nii-öelda videosid üle vaadata. Ja see on tänapäeval ju, nagu me teame WRC-st, et see on nagu selle ralli üks aina suuremaid osasid on videode vaatamine, et aga meie kohalikel rallidel tuleb vaadata, et selles ja pagasi poolel küsid seda lihtsalt, et tavaliselt on seal varu ref ja siis nii-öelda vajalikud tööriistad selle jaoks, et saaks seda vahetada, aga kas sa võtad veel midagi kaasa? Ja no selles mõttes, et Eesti rallid oli üldiselt mitte, et kui on ikkagi Eesti teed on nii siledad, et need katki ei lähe, ja ütleme, et Eestis kui ikkagi välja sõidad ja midagi puruks sõidad, siis on ralli juba nagu nii läinud ka. Et selles mõttes, et midagi seal ülesõidul parandama hakata, sellel ei ole nagu pointi otseselt, et siis tuleb lihtsalt superralliga peale tulla, kui on nagu reedel midagi juhtub, aga ikka meil on sellised, ütleme, et siis nipukad, teip, siis on amortide seadistamiseks töövahendid olemas, et ülesõidul ikkagist, et tänapäeval Rally 2 autode amordid tegelikult on väga täpsed ja iga väike klikk annab tegelikult sõidumugavuse juurde või võtab ära, et selles mõttes nendega ma mängime päris palju. Ja see on põhimõtteliselt kõik.